romantilises õdusas kodustuudios edastame teile, kanaldame teile informatsiooni. Noh, eks mõnes mõttes küll, et see on nagu inimlik selline energia, et ta tahab jagada kõiki mõtteid ja leida kaasmõtlejaid ja innustajaid. Ja kuna on internetis kohati ajab see süda pahaks iseendale, teistel ka kõigil. Kõik targutavad, eks ju, aga argipäevas väga on vähe fotosid internetis, kui keegi aitab kedagi, keegi tunneb rõõmu teiste pärast, eks ju, enamus on, kõik näitavad, kas me oleme hästi targad või me oleme hästi õnnelikud piltide pealt. Kuigi fassaad on väga nõrk, eks ju, pärast iseennast vaatad sügavamalt ja teisi saad aru, et võime show'd teha, aga niikaua kui ei ole enese teadvustamist ja niikaua kui on samastame ennast kehaga, nii aga on kõik pekkis. Ja kui me jätame nagu Jumala välja loodusest ja kogu elust, et see elu on elus, et looduse taga on, eks ju, elu, algne teadus, nagu meie oleme teadus, osake tervikust. Nii kaua on võimalus sünni-surma tsüklis erinevates kehades samastamistega tegeleda. Mina mulle minu meeled ja minu keha ja minu mõtted. Selline ilus romantiline sissejuhatus. Aga kaks legendi on. Üks legend on see, et mul on hästi raske. Et ma aitan teisi siis, kui ma saan hästi rikkaks ja mul on parem. Mõnes mõttes loogiline on, et sa ei saa ju jagada seda, mida sul ei ole ühtepidi. Aga me kipume siiski seda kasutame nagu äärmustest. Me ei saa aru, et meie õnne-energia tegelikult sõltub sellest, kuidas me jagame seda. Et ma ei oska öelda nagu koos elu on, eks ju, et sul on võib-olla teine meeleolu, aga teisel on raske, sa pead nagu ennast ümber häälestama, oma mugavustsoonist välja tulema. Ja kogu õnne printsiip on see, et õnne sa koged siis, kui sa isegi seda vähest jagad. Isegi seda vähest, mis sul on, õpid nagu jagama või hea sõna ütlema või naeratus või kuidas iganes. Keegi vastab ajale kohal tingimustele, aga et sa nagu kogu aeg nagu seda ei ole nagu keskendunud mina, mulle, minu õnn, minu unistused, minu vaimsus, minu materiaalsus. Et ma püüan selle nagu miinimumi korda saada, passiivtulu jookseb, siis ma saan olla hästi hea inimene. Et see on nagu üks legend. Tegelikult alati saab midagi teha kõikidest positsioonidest ja kui sa seda ei tee, siis sa lihtsalt keskendud hästi iseendale, oma vale egole ja sealt tuleb palju nagu üllatusi. Kuna sa oled osake tervikus, siis sa ei saa nagu üksi nautida, kui üksi üritad seda. Kogu maailm kummardaks mind, kõik läheks nii, nagu mina tahan, eks ju. Siis ma olen õnnelik. Nagu ei ole, vaata, tuntud ja kuulsad inimesed. Piinlik on vaadata, eks ju, enamusi või hästi rikkaid. Et katused sõidavad. See on üks legend. Et mis iganes, kus iganes, alati on võimalus kedagi toodata, kedagi aidata. Sinu õnne ja armastuse energia sõltub sellest. Palju sa oskad selle flow'ga kaasa minna. Sa saad aru, et saad osake tervikust. Kogu aeg on sul võimalus kedagi teenida, kellegi head soovida. Kõik kui raske sul on. Ja teine siis legend on selles, et kunagi tulevikus, et ma teen oma need materiaalsed kohustused kõik ära täidan. Siis kui ma olen vana mees, siis ma hakkan tegelema vaimsusega. Siis ma vaatan, kas on Jumal, ei ole ja ühesõnaga nagu kui ma sotsiaalsed ja materiaalsed kohustused ära täidan. Probleem on esiteks selles, et hing on hoopis teissugune. Inimesed, kellel on materiaalsed probleemid isegi lahendatud justkui väliselt, nii materiaalsed kui peres, ikka nad tunnevad seda tühja musta auku sees. Et vaimne elu on selline loomulik seisund. Et keha eest hoolitseme, mõistusest hoolitseme, sugulaste eest hoolitseme on väga tähtis kõik. See on ka õnnega seotud selles maailmas. Aga algne õnn ja algne power tuleb nagu hingest. Ja see ongi see nõnda nimetatud New Age või vaimsus või puu kallistamine või religioon või meditatsioon, palve, jumalused, pühakirjad, head loengud. Kõik see maailm, eks ju. Kui seda maailma nagu sul ei ole üldse, sa lihtsalt maksad arveid ja kustutad tulekahjusi, siis mõnikord tuleb ka seda teha, aga kui on ainult see, siis musta auk läheb järjest sügavamaks. Sellepärast pole mõtet alati saab väiksed samme teha midagi päevas, mis on seotud su hingega ja kõige kõrgemaga.